Aga siin on sinirebased juba. Oota, see esimesed valged olid need shadow'd vist, jah? Kui valged, jah, shadow. Põhiliselt meil shadow. White on väga vähe, meil üksikud, aga põhiliselt ikka shadow. Et need esimesed puurid seal olid 2 tükki või 1? Et noh, see on nüüd siis teine liik sellest rebastest. Et sinirebane. Näeme, et noh, karv on lühem, aga aluskarv tihedam. No siin on neid sini- ja hõberebase ristandid, need Blue Frostid. Nüüd üldiselt saba ots on täpselt nagu hõberebastel valge. Ja mõned arvavad, et võib-olla see hõbereba on. Kui vaadata, see karvastruktuur on hoopis teissugune. Hõberebasel ikka on lakk ja selline must vöö ja pikemad karvad, aga see on nagu ühtlasem. Frost on ühtlasem. Ainult on tumedamad, on natuke neledamad ja näete, siin juba meenutab karvastruktuuri nagu sinirebastel, nagu ühtlane. Pigem nagu sinirebane juba. Üldiselt, kes on näinud seda hõbeda tüüpi sinirebane, umbes sarnane hõbeda tüüpi sinirebane, ainult nagu saba ots ei ole valge. Aga vanasti olisid sellised, aga nad on natukene nagu värv, mitte hallikas oli selline, aga antis punaka. Väga raske oli saada seda värvuse puhtust. Aga kuidas praegu nüüd just selle Blue Frosti minek on ja hind? No hind ei ole kõrge, päris madal. Ikka kas hõberebane on palju kallim. Ta on praegu nagu sinirebas hinnaga. Aga see hõberebas on see, kui saba on nagu triibuline, kas see ei ole ka hea või? Miks? Ei, ta peabki olema selline. Ma mõtlesin, ma ei pannud tähele. Ei, see on nagu spetsiifiline, ta jääb nagu vindine ja siis saba ots. Ja üldiselt saba ei maksa mitte midagi. Noh, maksab sabaga või ilma sabata, oleneb eraldi müükile lähevad. Eraldi müükile. Sellepärast see sabad jällegi parkivad ja siis ma ei tea, mis nad hinnased midagi teevad seal. Aga oktsioon vastu võtta, oktsioon ükskõik on saba või ilma. Aga kas eelmine aasta te ei lõiganud ära neid sabasid? Ei, hakkasime. Hakkasite lõikama ka, jah? Jaa, hakkasime. Teist aasta. Ja eelmine aasta me saime ilusti need kohe kõik maha müüdud, aga see aasta veel seisab külmoones. Ei saa veel. Lahjad üle. Me siit täna juba naastasime, aga muutuma. Siin on niimoodi, ta on ühtlane. Aga kui ta hakkab juba niimoodi püsti ja nagu tagurpidi natukene, just tundub, et loom on nagu inetum. See on just õige aeg teda naastada. Nüüd peaks mingi vahet siin. No ja siin on valitud kõik ilusam. Kõik need, mis valmis on, nad on ära naastatud. Mida tükki päevast teil naastatakse? No praegu on üldiselt meil naastame praegu paralleelselt. Naaritsed ja rebased. Ja naaritsed 3000 ja rebased 300 tükki päevas. Aga kui naaritsed on juba kõik ära naastatud, siis rebased kuskil 700-800 tükki päevas, mis siin naastame. Et ega nendel hakkab ka juba tagurpidi minema? Natukene tagant. Karv, jah? Ja tagant hakkab minema. Ta peab natukene, et nagu just pea poole nagu okkas. Siis ta on juba välja kasvanud ja juba on valmis. Näiteks teistel sinirebastel vaatame, nagu nimetame mütsi, et kõrvade vahel peab olema selline nagu niuke mütsikene peas. Kui ta niimoodi läheb, siis nagu ei ole valmis. Ta peab niuke ümmargune olema, siis sinirebase nahka arvestatakse, et nagu valmis on. On kaugelt vaadata, tegelikult mõned sinirebased on valmis on, mõned nagu näete karvete vahel niuke nagu mütsike tekib. Hõberebased natukene raskem niimoodi silma järgi valida. Hõberebased teeme niimoodi, et neeme proovi tapmise taastust ja siis juba vaatame. Et ta nagu seest pool ei pea sinine olema, ta nagu peab, see melva pool ta peab nagu valge nahk olema. Aga juba kui sinised jupid, jutid seal, natukene võib sinine olla, aga see tähendab, et selja peal see ei ole kõik karv nagu oma kõrgu välja kasvanud. Ja siis ta nagu tundub nagu tühi.
ja kui nahka vaatate, et siis nagu keskelt niimoodi nagu lohk niuke. Aga see juba naha hinna peale kohe mõjub, sellepärast spetsialistid seal oksjonil kohe. Ta ei pea isegi naha peale vaatama, ta oma käega katsub ja siis ta ütleb, on see Saga Royal esimene või teine sort ja kõik. Inimene võib pime olla, ainult efekti peab nägema, aga muidu selle karva selle paksuse pärast, et inimene võib pime olla ja ta ütleb, et mis see on. Aga kui siin need hindajad on käinud, et olete siis omale ka nüüd nagu selgeks teinud, et mis seal, ütleme, Saga ja Saga Royali vahe on? Jaa, kätte vaja võtta. Võtavad kätte ja ka samamoodi karvad. Käega kohe katsuda näiteks on see tühi seda, või ka, kui ka paks nahk seda käega kohe tunned ära. Et samamoodi nagu juuksed on õredad juuksed, kellel või paksud juuksed, et tunned käega. Täpselt see hõberebastel ka. Tangidega kätte võtavad ja siis fikseerivad ja käega katsuvad. See on kui selle valge või sõdo ema ja hõberebase isa, siis need mõstud tulevad need valged. Söövadki need kiksorlusid, mis me keedame ja jälle kasutame. Täna just siin naastati vahepeal. See on siis hübriid Golden Island. Need on nüüd uued puurid siin, jah? Puurid üle uued, me vahetasime see põhja. Põranda? Ja siin see sõniku ka ta nagu vajub alla läheb, aga muidu teistest võrkudest, kui selline võrk neljakandiline, siis jääb kinni, siis peab kogu aeg puhastama. Aga siin on puhas. Suur töö. Aga muidu puurid on vanad ja pesakastid vanad. No vot siin nagu hõberebase poegimise jaoks on juba valmis pandud isegi laastu. Siin on praegu tehtud nagu, nad poegivad osa ju märtsi lõpus. Et just siia panemegi kõik esimesed. Ja siis, kui suured kõusikad kasvavad, siis võtame seda vahel siin ära, et oleks ruumi rohkem jooksmisest. Aga siin nad siis elavad. Aga praegu kinni on kõik. Me teeme 10 päeva enne poegimist tal lahti. Muidu ema teeb mustaks need kõik seda pesa jälle ja meil muidu me peseme, iga aasta me peseme veega need pesakastid kõik sees ära. Survepesuriga? Survepesuriga ja võrkud ja kõik, et meil ikka peale poegimist